lootuslill ei pea eraldi üldse mingeid jõupingutusi tegema, et mesilased lendaks tema aia peale nektarit otsima. Ja samamoodi ilmselt ka väike sõnnikuvinnik ei pea jõupingutusi tegema, et tema ümber hakkaks lendama kärbsed, porikärbsed. Eks me oleme sellised teatud mõttes nagu plasteliinid, me oleme nii väiksed osakesed tervikust ja nii sõltuvad igas aspektis, nii kehalises mõistuses, kuidas kõik need mõjutab, kuidas läbib kõike ja kuidas me siis need erinevad energiad, eelmised elud, mentaliteedid, soovid, motivatsioonid, ma ei tea, traumad, karmatraumad, kuidas nad on siis kujundanud seda väikest plenni, seda plasteliini ja kuidas ta kogu aeg kujundab siis, et ütleme, et kui sa mingi hetk seal loed mantrate suhted kõrge teadusega inimestega, jooksed aegluubis lilleaasal, siis sa oledki see nagu see lootus, eks ju. Kindlasti on kadedaid ja maailmas me näeme ka, et kui keegi on väga alandlik, tore ja omakorda püüdmatu pühaks, siis väga palju ärritab see teisi, et siin maailmas kõik mängivad nagu, siin on võimalus antud valikuvabadus, kõik mängivad väiksed jumalad ja kui mingi teine jumal nagu sind häirib või segab sinu jumalat mängimist, siis tõmbata maha, aga kui järsku ilmub veel mingi tüüp, kes on alandlik ja soovib kõigile head, siis see ajab võib-olla isegi teatud mõttes veel rohkem närvi. Muidu kõik on konkurendid, aga siis eriti ilus lootuslill ilmub ja sina oled see võib-olla sõnnik oma teaduses ja siis see nagu häirib sind, eks ju. Et kui me vaid teadustaksime, kuidas meid mõjutab värv, lõhn, maitse, suhtlus, olukord, tingimused, paik, kus me oleme, hügieenia, toit, muusika, kõik need aspektid, kuidas need kogu aeg kujundavad meie teadust. Aga teadus, see tähendab seda, et kui sul on kokkupuude siin maailmas, valikuvabadusest viid kokkupuutesse ennast madalamate asjadega, madalate vibratsioonidega, siis sa oled nagu karma sünnitsüklis heade ja halbade tegude järelmõju sellises kehalises ja meelelises maailmas. Ja seal me teame, kuidas siis asjad toimuvad. Raske on või lihtsalt ennast seaks tõmmata, kanepit tõmmata, süstida veeni, ma ei tea, seksuaalsus kuni hälveteni välja, meedia, filmid, kõik see, mis aitab nagu tuimestada. Vale toit, eks ju, see keemiatäis toit ja liha ja kõik, kus on see loomahirm ja need hormoonid, kõik, mis seal liha on täis, kõik, eks ju, see loomateadus, eks ju, kuidas ta on tapetud, kõik see, kõik need asjad, eks ju, me kogu aeg nagu, ja siis mõtleme ikkagi aeg-ajalt nagu imestame, et huvitav, miks ma õnnelik ei ole, miks ma pean antidepressante sööma. Kui sa teed nagu lihtsa analüüsi, eks ju, ja sa ei ole nagu lootuslill, ei sa ole ennast kokku viinud, eks ju, selliste kõrgete ilusate asjadega, vaadatud tänu tundega sinist taevast või päikseenergia või pühakutega elulood, eks ju, mis sind paneb heldima ja püüdlema, tahaks saada ka armastavaks elusolendiks, eks ju, siis kuni tegudeni välja, et kas sa palvetad teistes, kas sa proovid nagu ka oma energiat, mitte ainult minu oma unistuste täitumiseks, vaid ka teiste heaoluks rakendada, kõik need asjad. Ja siis see väike see plönnikene, see plastiline plönnike, kes me oleme, siis me imestame, et kuidas meist on moodustunud mitte lootuslill, aga pahatihti enamuse ajal olen nagu see sõnnik, eks ju. Aga nagu ma ütlen, sõnniku omadus on see, et ta tõmbab nagu kärbseid, eks ju. Et ta järjest rohkem külge tõmba seadus, eks ju, energiajäävuse seadus. Et seal, kus sa oled, see, mis sa teadusega oled, siis sinna sa jääb külge ja sa hakkad peegeldama neid samas vibratsioonis siis olevaid, näiteks väljaheiteid.